Objektiivi raadio. Tervist! Algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Täna me räägime sellisest teemast nagu Zelenski kuvandist läänes ja tegelikult tema režiimi olemusest Ukrainas. Nimelt Vladimir Zelenski pressiesindaja aastatel 2019 kuni 2021 Julia Mendel andis hiljuti Tucker Carlsonile intervjuu, mis on vägagi huvitav kuulamine. Aga enne kui me selle teema juurde tuleme, annaksin ma sinule sõna üheks üleskutseks. Nimelt on algatatud pöördumine ELK juhtkonna poole, mis nõuab seda, et 2026. aastaks välja kuulutatud teoloogiline aruteluteema soolisus ja seksuaalsus tuleb ära jätta. Ja tõepoolest selline pöördumine konsistooriumi ehk kiriku valitsuse poole on koostatud ja sellele kogutakse praegu allkirju. Pöördumine ise on leitav veebist aadressil rahvakirik.ee. rahvakirik.ee. See on selline viide Eesti evangeelse luterliku kiriku enesemääratlusele algusest peale kui vabale rahvakirikule. Aga mõte on siis tuua esile kiriku rahva enda hääl selles olukorras, kus siis tõepoolest on kiriku valitsus pannud kogu meie kiriku ette erinevate teoloogiliste teemade arutelu ja siis käesolevaks aastaks ühe teemana on tulemas päevakorda, nagu sa juba mainisid, soolisus ja seksuaalsus ja te võite isegi arvata, mida see siis tegelikult tähendab, et siin taga on seksuaalvähemused. Juba aastal 2017 geikristlaste kogu pöördus peapiiskopi ja kiriku valitsuse poole palvega kokku panna mingisugune komisjon, kus siis nende poolt tõstatatud teemasid saaks arutada. Nüüd aga on siis toodud see temaatika natukene laiema nimetuse all kogu kiriku ette ja sügisel peaksid siis need arutelud algama piiskopkondade sinoditel, aga loomulikult ka koguduste tasandil või ka praoskondade tasandil saab seda arutelu pidada. Meie leiame, et sellist arutelu kirik ei vaja. Kõik asjad on juba tegelikult kiriku poolt selgelt paika pandud Jumala sõna alusel. Siin ei ole millegi üle arutada. Ja me teame ka naaberkirikute praktikast, kui me vaatame näiteks Saksamaale või Skandinaaviasse, et millega need arutelud on lõppenud. Ja me lihtsalt ei soovi sellist arutelude ettevõtmist Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Nii et hea inimene, hea kuulaja, kui sa leiad, et see teema kõnetab ja puudutab sind ja sa ei taha näha, et meie luterlik kirik hakkaks ka kaasa minema selle maailma trendidega, alguses arutama, pärast juba midagi otsustama ja muutma, et siis võtta ette lehekülg internetis rahvakirik.ee, täida seal pöördumise teksti all olevad väljad, ees- ja perekonna nimi, meili aadress ja esita allkiri ja siis tuleb inimese meili aadressile e-kiri, kus on link, mida vajutades siis ta saab kinnitada oma allkirja ja tema nimi läheb siis sellesse nimekirja. Ja pöördumisega saavad ühineda nii Eesti evangeelse luterliku kiriku liikmed, kes siis saavad valida sealt loetelust koguduse, kuhu nad kuuluvad, aga saavad seda pöördumist toetada ka teised inimesed, kes ei ole ELK liikmed, valivad siis vastavalt selle määratluse, et nad ei ole ELK liikmed ja saavad ka oma allkirja anda. Nii et see kõik on siis leitav aadressil rahvakirik.ee ja see olekski siis minu sissejuhatav teadaanne.
rahvakirik.ee, tõepoolest minagi olen seal käinud, Objektiivis on ka uudis üleval sellel teemal, pöördumine ELK juhtkonna poole, soolisuse ja seksuaalsuse arutelu külvab segadust ja lõhestab, on selle pealkiri, seal on ka kõik lingid olemas ning mina isegi olen ka alla kirjutanud selle pöördumise, tõsi, nagu sa mainisid, mitte emakeelse luterliku kiriku liikmena, vaid katoliku kiriku liikmena. Ma leian, et on oluline, et sellist arutelu Luteri kirikus ei peeta. Objektiivi raadio. Aga nüüd tänase teema juurde. Ja selleks, nagu mainitud, on Zelenski pressiesindaja Julia Mendeli intervjuu Tucker Carlsonile, kus ta räägib Zelenski kuvandist ja ütleb, et milline Zelenski siis tegelikult on ja kuidas näeb välja Zelenski režiim Ukrainas. Ja kui meie oleme harjunud sellega, et meile on Vladimir Zelenskist maalitud selline demokraatia esindusnäo ja demokraatia pühaku oreool, niimoodi, et Zelenski kritiseerimine on põhimõtteliselt pühaduse rüvetamine ning meil on räägitud sellest, et tegu on sajandi liidriga Ukrainas ja kogu läänemaailmas tervikuna ning hiljuti otsis ka Kaja Kallas vabale maailmale uut liidrit. Ma ei tea, keda ta nüüd silmas otseselt pidas, kas iseennast või Zelenskit, aga vähemalt Zelenski on olnud tõsiseks kandidaadiks sellisele nii-öelda vaba maailma uue liidri positsioonile. Ja nüüd see intervjuu tegelikult paneb asjad päris hästi paika, seda tuleb loomulikult kuulata selle pilguga, et Julia Mendel on olnud Zelenski endine pressiesindaja ja me ei tea tema suhteid erinevate nii-öelda taustajõududega, aga see, mida ta välja ütleb, on siiski vägagi märkimisväärne. No ma võib-olla kohe alustuseks võtan siit mõningaid tsitaate või vahendan kas siis tsitaatidena või parafraasidena neid, mida ta välja ütles. Et ta ütleb seda, et esiteks ei ole Zelenski see inimene, keda te kaameras näete. Ta on täiesti teistsugune inimene, ta vahetab pidevalt maske. Ta räägib sellest, et ta on emotsionaalselt kontrollimatu, ta käitub sageli hüsteeriliselt ja peab iga inimeste ärakasutatavaks materjaliks. Tal puudub empaatia, mida ta tõsi etleb ja näitleb, kuna ta on suurepärane näitleja. Ja see näitlemisoskus tõi talle muuseas ka väga palju toetust aastal 2022, mil algas siis Ukraina sõda. Kuid tema näitlemisel puudub substants või kese ja kõik see, mida ta väidab, on irdunud reaalsusest. Ta räägib seda, et suurem osa, mida Zelenski räägib, on kas manipulatsioon, see on kontekstist välja rebitud fakt või puhas vale. Miljonid inimesed aga usuvad, et Zelenski toetamine võrdub Ukraina toetamisega ja see on, ütleks nii, tema üheks peamiseks ideeks, et kui me oleme rääkinud või meile on räägitud kogu aeg seda meie peavoolumeedia Stratkomi vahendusel, et Ukraina toetamine võrdub Zelenski toetamisega, siis tema ütleb välja selle, ma ütleks, juhtmõtte kogu selles intervjuus, et Zelenski praegu ja tema režiim on suurimaks takistuseks rahule. Rahu on aga see, mis võib veel päästa Ukraina rahva, sest Ukraina rahvas on praegu, kui seda rahu ei sõlmita, Julia Mendeli sõnul täielikus demograafilises kriisis, ta on kukkumise äärel, hävimise äärel. Ja nende demograafiliste andmete juurde tuleme ka siin selles arutelus veel tagasi. Aga need on drastilised. Ehk siis Julia Mendel põhimõtteliselt selles Tucker Carlsoni intervjuus väljendab sellist appikarjet ja ütleb, et praegu oleks vaja teha kõik, et Zelenski režiim kuidagi loobuma sundida oma võimust. Ta teadvustab seda, et Zelenski on nii-öelda selle sõja tegelik kasusaaja Ukraina poolelt ning et temast lahti saamine ei ole sugugi kerge. Ja loomulikult teise asjana räägime siin ka sellest, et Eestis on samuti nii-öelda narratiivi jutupunktid hakanud vaikselt muutuma. Hiljuti rääkis meile Postimehe
praegune veel, aga varsti endine peatoimetaja Priit Hõbemägi, et tal on saanud villand Ukraina koefitsendist, ehk siis tuleb läbi korrutada mingisuguse koefitsendiga Ukraina poolt tulev info. Tema sõnul on see kuskil 50%, saab ainult tõest võtta sealt, et tegu on sellise propagandaga. Ja neid kriitilisi hääli on isegi meie nomenklatuuri seast nüüd äkitselt välja ilmunud, nii et tegelikult Eestis tundub ka hakkab see suhtumine sellesse endisesse demokraatia pühakusse vaikselt muutuma ja ilmselt me oleme praegu selle protsessi keskel reaalajas. Sellega ma olen kindlasti nõus, et hoiakute muutumine on juba nähtavaks saanud meedias ja avalikkuses laiemalt. Aga loomulikult selle sõja tegelikult kasusaajad on ikkagi korraliku kasumi endale taskusse pannud ja kasusaajad on laiemalt võttes kogu globalistlik liberaalne front ja kitsamas vaates, kui me räägime Eestist, kogu meie liberaalne front, ehk siis need liberaalsed progressiivsed jõud, kes ka muuhulgas siis on praegu võimul. Ukraina sõda on kasutatud väga osavalt ära enda huvides. Esiteks on suudetud ka meil kehtestada ühiskonna üle selline propagandistlik ideoloogiline kontroll, kasutades väga paljudes inimestes pesitsevat Vene hirmu, et näete, mida nüüd see kiskjalik imperialistlik Venemaa seal Ukrainas teeb, läks oma naabritele kallale, kes keele poolest on ju neile lausa sugulased, eks ole, peab seal halastamatut sõda kõige jõhkramal viisil, mõrtsukalikumal kombel ja ukrainlased kaitsevad oma vabadust, see on nende vabadussõda, nende iseseisvussõda ja Zelenski on nende vapper ja kartmatu komandör, nende liider ja kogu vaba maailm peaks nüüd seda sõda ja võitlust toetama, sest siin ei ole kaalul mitte midagi rohkem ega vähemat kui siis pimeduse ja valguse vaheline võitlus ja võit peab jääma valgusele, pimedus tuleb tagasi lüüa. Kogu see retoorika, mida on siin aastate jooksul viljeldud sellest sõjast rääkides ja teatud narratiiv üles ehitades. Ja sellel on kindlasti oma mõju olnud Eesti inimeste teadvusele ka, läänes ka kindlasti, läänes võib-olla vähem. Meie eestlastena võtame ju seda asja ikkagi palju isiklikumalt, kuna vanemad inimesed ju mäletavad, mida venelased on teinud Eestis, et me oleme ka ise olnud okupeeritud, oleme olnud juhitud Moskvast ja me ei taha selle olukorra taastumist, me ei taha, et see korduks ja siis me nagu instinktiivselt toetame ka Ukrainat, paneme endale Ukraina lipukese rinda või siis profiilipildile, heiskame ametiasutustel Ukraina lipu, ma arvan, et see on ka paljuski keskselt suunatud ja teadliku propaganda osa. Ja sellepärast tulebki need asjad uuesti ette võtta ja läbi rääkida, läbi valgustada, et siin on olnud tegemist sellise riikliku stratkomiga, strateegilise kommunikatsiooniga, riikliku propagandaga, võib-olla paljude jaoks see propaganda on isegi selgem mõiste, mis on püüdnud meie sellist rahvuslikku eneseteadvust ja inimeste hoiakuid mudida, suunata, kujundada ja selle abil meid kontrollida, panna toetama teatud liberaalseid, progressiivseid jõudusid ja nende poolt aetavat poliitilist agendat. Ja Ukrainat ja Zelenski isikut on siin lihtsalt selles mõttes ka täiesti tuimalt ära kasutatud. Ja muidugi, kui lugeda näiteks meie meediat, Delfit, ka Postimeest, et siis seal on ju kogu aeg ilmunud niinimetatud sõjablogijate Teet Kalmus ja Rainer Saks ja kes nad kõik on meil olnud seal ja siiamaani tegutsevad selliseid toredaid lugusid, kuidas ikka ukrainlased vapralt võitlevad ja
kuidas venelastel raketid kohe-kohe otsa saavad ja üleüldse on Venemaa kohe lüüa saamise ääre peal ja põlvili kukkumas ja alistumas ja peatselt me näeme Putinit Haagis kohtu all. Ja mulle tuleb meelde, kuidas siin vist Delfi näitas erinevaid fotosid Vladimir Zelenskist, sõjaeelseid fotosid, eks ole, kus ta oli selline noorem ja rõõsam ja siis selline aukus silmadega ja kortsudega Zelenski ja ütleme see, kuidas siis serveeriti neid pilte, et vaadake nüüd, kui raske meie kangelasel on, ta peab sellist koormat kandma Ukrainat juhtides, seda vastupanu metsalisele juhtides ja kuidas see on sügavad vaod ja kortsud tema jälge tema näole jätnud, millised jäljed. Nii et selline, ütleme, kaastunde ja samas ka imetluse esile kutsumine lihtsamates inimestes. Zelenski vastu on olnud ka üks meie propaganda aparaadi töösuundi või minu jaoks on väga elavalt veel silmes see pilt, et kui Zelenski külastas Tallinnat, see oli 2024. aasta suvel, kui ma ei eksi, Kaja Kallas oli vist veel peaminister siis ja kuidas siis Kallas võttis teda Stenbocki majas vastu ja kui Zelenski jõudis kohale, kuidas siis Kaja Kallas Zelenskile kaela langes, kui tõepoolest mingisugusele suurele demokraatia pühakule, vabaduse, tõesti sellisele käilakujule, kes sümboliseerib otse kui vabadussammas kogu progressiivse, vabadust armastava inimkonna püüdlusi, lootusi ja ootusi. Ja see pilt, mida me nüüd ka sellest Julia Mendeli intervjuust või usutlusest saame, aga see ei ole ka ainus. Neid infokilde on ju tegelikult küllalt palju kogunenud siin viimaste aegade jooksul. Need maalivad Zelenskist hoopis teistsuguse pildi ja mitte ainult Zelenskist isikuna, inimesena. Lõppude lõpuks see ei olegi nii oluline selles mõttes, et kas ta on siis sõltuv narkootikumidest, nagu siin mõned teated väidavad, kas ta on ka isiklikult korrumpeerunud, me teame, et tema lähikond on korrumpeerunud, et tema endine kantselei ülem või kuidas selle ametikoha nimi ongi, Andrei Yermak, on saanud just äsja neil päevil süüdistuse rahapesus väga suures ulatuses ja ka mitmed teised valitsustegelased ja tema lähikonna inimesed on uurimise all või siis juba süüdistused saanud. Või kas ta on, kuidas on tema emotsioonidega lood, kas ta suudab neid kontrollida, kuidas ta inimestesse suhtub. Kõik see on isegi teisejärguline võrreldes sellega, mida Zelenski režiim endast tegelikult kujutab. Ja see on minu meelest oluline, millest me peaksime ka siin Eestis endale aru andma. Tõepoolest, me saame aru sellest, et ega sõja ajal ei saagi olla mingisugust täielikku demokraatiat ja loomulikult sõjaolukorras on inimeste õigused ja vabadused piiratud. Aga need infokillud, mis on nüüd hakanud tulema ka meediasse, lääne meediasse, peavoolumeediasse muuhulgas, räägivad tegelikult, teevad tegelikult väga rahutuks. Et seesama Julia Mendel rääkis ju sellest, kuidas üks parlamendisaadik, kes mõni aeg tagasi oli väljendanud soovi, et sõlmitaks rahu Venemaaga, 3 päeva hiljem pandi ta vangi riigireetmise süüdistusel ja on vangis siiamaani. Või kuidas kriitilised inimesed võetakse lihtsalt kinni ja saadetakse eesliinile, ehk siis saadetakse otse sõtta. Ja niikuinii on juba Ukrainas väga ebapopulaarseks muutunud värbajad, kellel on siis ka teatud erivolitused antud, nabivad tänavalt inimesi kinni, mobilisatsiooni täideviimise ettekäändel ja saadavad ka otse tänavalt. Inimene, kes on läinud kodust välja näiteks poodi piima ostma ja enam tagasi ei tule, sest ta on vahepeal poe juures kinni võetud ja liinile saadetud, eesliinile. Kuidas tegelikult
igasugune selline opositsiooniline kriitika on maha surutud, loomulikult seal käib kiriku tagakiusamine, seal sõnavabadust sisuliselt ei eksisteeri enam ja kui hakata vaatama, et keda see olukord rahuldab, keda see olukord teenib, siis loomulikult Zelenskit ja tema lähikonda. Nemad on võimul, sõda toimub kusagil kaugel Kiievist. No tõsi, Kiievis on loomulikult ka aeg-ajalt need õhuhäired ja siin talvel oli, venelased pommitasid nende elektrisüsteemid puruks, olid rasked ajad keset külma talve, aga vaevalt, et Zelenski ja tema lähikond kõike seda üle elama ja kannatama peavad, et küllap neil on omad varu väljapääsud ja variandid olemas selliste olukordade puhuks. Nii et lõppude lõpuks Zelenski lähikond rikastub sellest abist, mis saadetakse nii Ameerika Ühendriikidest kui Euroopas sinna ja muuhulgas ka Eestist. Kogu see korruptsiooni temaatika seal, mis on ju kaugeltki läbi valgustamata, need on üksikud asjad, mis on praegu tulnud välja. Zelenskil ei ole ka mingisugust valimiste korraldamise kohustust, sellepärast et sõjaolukorras valimisi läbi viia ei saa. Ta saab olla jätkuvalt võimul, ilma et oleks mingit demokraatlikku kontrolli tema üle. Nii et selles mõttes minu jaoks ei ole see üldse üllatav, et Zelenski on kuidagi väga vähe tunneb huvi rahu sõlmimise vastu. Et saame nüüd näha, võib-olla siin midagi hakkab muutuma, on mingisugused teated, et Venemaa on võib-olla isegi praegu rahust rohkem huvitatud kui Ukraina. Saame näha, aga igatahes mitte midagi nagu selles olukorras eeskujuks võtta ei ole, vähemasti mitte meil kui rahval. Jah, seda ma arvan küll, et meie valitsejad, Reformierakond, Eesti 200 hea meelega elaksid niisuguses kriisis, nagu praegult Ukrainas on. Et kui nemad on võimul, demokraatlikult vastutama ei pea, raha voolab, kriitikut saab vaigistada, saab isegi näiteks EKRE fraktsiooni vangi panna parlamendis, EKRE või mõne teise opositsioonierakonna liikmed, kes tänaval protestivad, saab saata eesliinile kusagile Narva alla näiteks, kui meil oleks selline olukord. Küllap see neile sobiks. Aga tõepoolest, et Ukraina rahvas on see ja tegelikult ka Vene rahvas on muidugi see, kes kannatab oma eliidi, oma poliitilise juhtkonna ambitsioonide käes. Võib-olla Venemaal on lihtsalt see erinevus, et venelased on harjunud vähesega läbi saama ja ka need, kes sõtta on värvatud, on siis läinud sinna palgasõduritena, põhimõtteliselt lepingulistena, kes siis saavad ka langemise korral, peaksid siis nende perekonnad mingisuguse raha saama, et seal on see rahaline motivaator, aga põhimõtteliselt on see sõda iseendast kuritegelik ja kohutav moraalseski mõttes asi, mis tuleks kohe ära lõpetada ja isegi halb rahu selles mõttes on parem kui sõda, kui niisugune, mis seal käib. Nii et ma loodan, et siin nüüd hakkab ka midagi muutuma, et peale seda, kui ka Donald Trump on tulnud võimule Ameerika Ühendriikides juba rohkem kui aasta tagasi, on ühe suunana siis üritanud ka selles konfliktis siis mingisugust kokkulepet Ukraina ja Venemaa vahel saavutada. No, kui vaadata, mida me Ukrainast teame, siis on selge, et meile on müüdud ka meie päevalehtede abil sellist strateegilise kommunikatsiooni kuvandit. Mingisugust klantspilti Ukrainast, Zelenskist, kogu sellest sõjast. Sa mainisid siin juba seda, et on räägitud, kuidas Ukraina hakkab võitma seda sõda ja kuidas Venemaa on kokkukukkumise äärel. Ja me kõik mäletame seda, kuidas Rainer Saks aastal 2022 kevadel rääkis, et enam-vähem järgmiseks neljapäevaks on Venemaal raketid otsas. Mina ei tea, et sellel oleks tehtud faktikontrolli või et Rainer Saks oleks oma täiesti vigaste väidete pärast pidanud vabandama kuskil Eesti
meediaveergudel. Et meile on müüdud maha süstemaatiliselt sellist klantspilti, kuvandit, mis tegelikult ei vasta reaalsusele. Ja kui sa ütlesid, et lääne pool on Zelenskit ära kasutanud, siis Zelenski on täpselt sama hästi ära kasutanud lääne poolt. Ja see, et meil on nagu müüdud kuvandit lääne poolt ja on tekitatud selline strateegilise kommunikatsiooni narratiiv, ei ole juhuslik. Et sellest Julia Mendeli intervjuust tuleb välja, et see ei ole juhuslik puhtalt sellepärast, et Zelenski ise on puhas nii-öelda avalike suhete mees, ta on näitleja ja ta oskab näidelda. Et see, mida ta on püsti pannud, ongi väga paljuski rajanev tema enda nii-öelda kuvandile näitlejana, et ta näitleb sellist nii-öelda suurt sõjaisandat ja rahva isa, aga kuskil mujal kui kulisside taga, kui prožektorite valgus kustub, on mees sootuks teissugune. Ja millele Julia Mendel tähelepanu osutab, on just nimelt see, et Ukrainal ei ole võimalus sellest sõjast mingisuguse võitjana välja tulla. Puhtalt sellepärast, et need demograafilised protsessid Ukrainas on põhimõtteliselt katastrofaalsed. Ja need numbrid, mis välja tulid selles intervjuus, on ikkagi väga-väga mõtlema panev. Et kui meile nüüd müüakse uut kuvandit siin Kaja Kallase ja võib-olla Zelenski ja Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni ja süvariigi poolt, et et seda sõda võib veel mingisugustel viisidel jätkata 2-3 aastat, kuni me jõuame siis sellise õiglase rahuni, siis see pilt, mida Mendel siin meile puhtalt demograafilisel alusel räägib, on see, et selle on täiesti võimatu, et sellist sõda veel 2-3 aastat üleval peetakse. Ja sellele osutavad kõik nii-öelda demograafilised andmed, et ta räägib sellest, et me oleme harjunud ju kuidagi opereerima sellega, et Ukrainas on umbes 40–42 miljonit inimest. Aga tegelikult viimane rahvaloendus oli seal 2000-ndate alguses ja ta räägib, et Zelenski enda nii-öelda presidendi kantselei opereeris umbes arvudega 34–37 miljonit inimest ja seda ka enne sõda. Ja nüüd on siis rohkem kui 10 miljonit inimest Ukrainast juba põgenenud, ehk rahvaarvuks on täna jäänud järgi 25 miljonit inimest, kellest ta toonitab 11 miljonit on pensionärid. Vanad inimesed, kes saavad riigilt pensionit, kes ei ole enam aktiivses tööeas. Ja kui siit nüüd veel nagu lapsed ka maha arvestada, siis jääb põhimõtteliselt järgi drastiline 10 miljonit inimest. Ukrainas sellist tööealist inimest, kes ühed võivad teha tööd ja teised võivad siis enam-vähem nagu rindele minna. Ja sellise demograafilise olukorraga on võimatu, et see sõda võiks kesta veel nüüd 2-3 aastat. Ja Mendel räägib, et Ukraina on põhimõtteliselt väljasuremise äärel ja ainus viis, kuidas nüüd pääseda, on tekitada rahukõnelused ja saada rahu Ukrainasse. Olgugi siis tõesti nii-öelda halb rahu Donbassi ja teiste Ukraina alade loovutamise näol, aga see on ikkagi parem olukord kui see, et Ukraina rahvas põhimõtteliselt lastakse sellest lääne süvariigi poolt algatatud sõja masinavärgist ja haklihamasinast läbi niimoodi, et sinna põhimõtteliselt ei jäägi kedagi enam alles. Et see on ikkagi parem variant. Ja Mendel toob välja ka selle, et Zelenski ise on kõige vähem huvitatud rahust. Ja seda väga lihtsatel poliitilistel põhjustel, sellepärast et Zelenski teab, et tema enda reiting presidendina praegu on täiesti mudas. Ta räägib, kuidas Ukraina presidendi kantseleil on olnud alati kahepoolsed nii-öelda küsitlustulemused, üks on need, mida esitatakse avalikkusele, kus siis Zelenski on ikkagi kuidagi rahva soosingus ja teine on see reaalne gallup. Ja selle tulemusel on nähtud juba enne sõda, aga loomulikult sõja ajal ka veel, seda, kuidas Zelenski toetus kivina kukub ja Zelenski ei ole vabade demokraatlike valimiste tingimustes enam tagasi valitav president. See on oluline teave, et ta teab, et kui ta peaks praegu
mingisugused vabad demokraatlikud valimised korraldama olukorras, kus see rahu tekib, siis tema enam presidendiks ei saa. Ja siis võivad hakata tulla välja põhimõtteliselt tema lähiringkonna, võimalik, et ka tema enda drastilised korruptsioonijuhtumid, et juba praegu on ju välja tulnud, nagu sa mainisid, Jermaki korruptsioonijuhtum aastal 2025, eelmine aasta, siis Jermak läks astus oma positsioonilt tagasi, siis on teised lähiringkondlased korruptsioonis süüdistatud, osad on põgenenud Iisraeli, olles siis põhimõtteliselt topeltkodakondsusega juudid Ukrainas, kes on olnud seotud korruptsiooniga. Ja osad siis väiksemad ilmselt võetakse, üritatakse seal nii-öelda ilmselt ka propagandistlikel taotlustel vahele võtta. Aga see jutt, et meil on klantskuvand, see tuleb välja ka Mendeli intervjuus, sest ta ütleb kohe välja, et Zelenski ise tegelebki sellise kööbelsliku propagandaga. Ta on täitsa ausalt ja selgelt ka viidanud selle, et ta vajab kööbelslikku propagandat, sellepärast et ei ole oluline see, milline on reaalsus, vaid milline ta paistab välja propaganda masinavärgis. Ja ma ütlen, et meile siin Eestis on ju seda propagandakuvandit pidevalt esitatud, aga nüüd hakkab nagu välja tulema see, mida Ukraina süsteem tegelikult endast kujutab. Ja see kujutab põhimõtteliselt sellist autoritaarset režiimi, kus režiimi kriitikud saadetakse eesliinile, kus neid inimesi, kes ütlevad, nagu sa mainisid, üks poliitik siin, peale Trumpi valimist ütles, et nüüd oleks vaja rahu sõlmida, ta pandi 3 päevaks alguses vangi, aga Julia Mendel ütleb, et ta on siiamaani vangis. Nii et põhimõtteliselt igasugune sõnavabadus, igasugune demokraatia on Ukrainas lõpetatud, kuni sinnamaani välja, et praegune Ukraina rahva positsioon on see, et ei ole ju vahet, kelle poolt või kelle vastu nad üldse sõdivad, et autokraatia on siinpool rindejoont, autokraatia on Putini Venemaal sealpool rindejoont, et vahet enam ei ole, kelle poolt sõdida. Ja Mendel ütleb, et Ukrainas on üha rohkem võtnud mõju selline üha selgemini sõjavastane liikumine. Ta ütleb ka seda, et Zelenski lähiringkonnas juba, et mõne aastat tagasi seda vaatet peaaegu veel ei olnud, aga praegu on see saanud reaalsuseks, et tema lähiringkonnas on inimesi, kes on selgelt sõja vastu, nad ei julge seda praegu veel välja ütelda, aga ta ütleb, et ta annab selle intervjuu sellisel viisil, et ta loodab, et ta saab nendelt inimestelt toetust ja see intervjuu võiks selle kaudu siis jõuda nagu laiema publikuni ka. Ta väidab muuseas seda, et temal enam Ukrainas see asja ei ole, et tema enda abikaasa on olnud rindel, kuidas nad Ukrainast ära läksid, seda ta kommenteerima ei asunud seal muuseas, nii et see on ka huvitav asi, millistel asjaoludel ta Ukrainast lahkus, aga ta ütleb, et tema põhimõtteliselt riskib kõigega ja kui ta Ukrainasse läheks, siis ta põhimõtteliselt mõistetaks riigireeturina vangi ja seesama retooriline või kuidas öelda, põhjendus on meilegi ju äärmiselt tuttav, et kui sa seda sellist klantspilti kritiseerid, siis sa oled automaatselt Kremli käsilane ja oled automaatselt Putini agent ning siis nii-öelda Zelenski enda süsteemi ei ole võimalik kritiseerida. Nii et tegelikult rahvusvaheline süvariik on pannud Zelenski ilusti sinna pukki ja Mendel räägib nagu pikalt laialt ka sellest, et Zelenski tuli ju rahukandidaadina. Me kõik teame seda tegelikult, et need faktid on välja tulnud igalt poolt mujalt ka, et Zelenski presidendi kampaania, mis rajanes ju tema kui näitleja osalusel rahvateenrite filmis või sarjas, mis saavutas tohutu soosingu Ukrainas, mis oli põhimõtteliselt eelkampaania rahastatud ja üleval peetud mitmete Ukraina oligarhide poolt ja siis, kui Zelenski tuli presidendivalimistele, siis ta põhimõtteliselt oli rahvateenri filmis mänginud aastaid Ukraina presidenti ja rahvas võttiski ta omaks ja hääletas presidendiks. Ja Zelenski
platvorm oli rahu poolt. Ta rääkis algusest peale, et rahu on see, tähendab, kui ta valiti Ukraina presidendiks, siis juba oli toimunud Krimmi annekteerimine, juba käis ju Ukraina-poolne ja ka Venemaa-poolne osaline sõjategevus Donbassi regioonis, nii et rahutused olid juba alanud. Aga Zelenski enda programm oli see, et sõjategevus tuleb lõpetada ja ta võib isegi Putini ees põlvili olla ja paluda, et sõda tuleb nüüd lõpetada, et sõda enam laieneda ei tohi. Ja Mendel räägib ka sellest, kuidas kõik teavad Ukrainas ja kogu see programm on selge, et Ukraina ei saa ei Euroopa Liidu liikmeks ega NATO liikmeks. Et seda, et Ukraina saaks NATO liikmeks, seda ei usu ei lääne pool, seda ei usu ei Zelenski ise, kuigi ta on selle välja käinud nagu oma praeguse peamise punktina. Et siin on nagu järele mõelda paljuski, aga üks asi on selge, et kui Ukrainas praegu rahu ei saavutata, siis ootab ees Ukraina ühiskonda ja Ukraina rahvast täielik häving. No kindlasti on praegu üsna keeruline, vähemasti tundub ka Venemaal, ka Putini jaoks, et see sõda ei ole ju plaanitud viisil läinud, et tegemist on ju siis ikkagi sõjalise erioperatsiooniga ehk oli mõeldud mõnepäevase sellise väikese võiduka välk sõjakäiguna ja mille tulemuseks siis Kiiev pidi alistuma ja võim vahetuma Ukrainas ja oleks siis kõik need läänesuunalised taotlused Ukraina poolt ametlikult maha pandud. Et eks see oli venelaste plaan küll. Ja nii ta ei läinud, loomulikult tänu lääne sekkumisele see nii ei läinud. Ja eks teiselt poolt ongi just lääs, need ringkonnad läänes siis täpsemalt, kes on olnud huvitatud sellisest sõjast, täiesti küüniliselt on siis kalkuleerinud, et selline sõda sobib neile ja on kasutanud siis Ukraina rahvast tegelikult ära oma enda geopoliitika huvides, et see on tohutu tragöödia. Ja nagu ma ütlesin, ega Venemaa inimkaotused ja kogu see Venemaa olukord, ega see on ka üsna traagiline ja see on üsna hapu seal see olukord, et eks me näe, mina siin ennustada ei julge, aga tõepoolest ühel hetkel lihtsalt saavad otsa inimesed. Ukrainlastel ei ole kedagi rindele saata, ja Putin peaks siis ka välja kuulutama mobilisatsiooni, et omale värsket kahuri ja drooniliha saada juurde, keda tal on hädasti vaja, või siis suurendama värbamist välisriikidest. Aga igatahes on see ka Vene eliidi jaoks juba muutunud suureks koormaks. Minu enda positsioon on olnud algusest peale see, et sõda tuleks ära lõpetada kohe. Oleks tulnud kohe algusest sõlmida mingisugune rahukokkulepe, et vältida edasist sõdimist, edasisi inimkaotusi, edasist tragöödiat. Ja ma olen selle positsiooni juures olnud kõik need aastad, nüüd juba siis tegelikult üle 5 aasta. Ega ma ei uskunud ka toona, et see asi seal nii pikalt võiks kestma jäädagi. Aga on näha, et siis tegelikult kasusaajad on sellest sõjast üritanud ikkagi maksimumi võtta. Ja sellega seoses minu positsioon on olnud üsnagi terav kõigi nende propagandistide ja ka meie poliitilise eliidi suhtes, kes on seda sõda ka täiesti küüniliselt omaenda reitingute, omaenda populaarsuse tõstmiseks ära kasutanud, kes on täiesti küüniliselt mänginud inimeste hirmudel, kes on nendel hirmudel mängides pannud ka meie rahva maksma, tohutult maksma. Just lugesin kuskilt artiklist sellist uudist, et me maksame iga kuu, iga inimene maksab 130 eurot riigikaitsele. Nii et pange nüüd see oma
muudele kulutustele, toidu peale tehtavatele kulutustele, üürile või mis tahes kommunaalkuludele juurde, et see on see raha, mida me maksame riigikaitse peale iga kuu. Mina ei ole seda läbi arvutanud, aga ju siis nii on, kui seda mingis uudises on niimoodi mainitud või mingisuguses artiklis. Ja loomulikult me ju maksame järjest rohkem erinevaid makse, samuti on energiahinnad kõrged, elektrienergia hind on olnud pööraselt kõrge meie rahva jaoks, just Baltikumi regiooni jaoks. Nüüd on siis tänu Iraani sõjale lisandunud kõrged kütusehinnad, autokütuse hinnad, need on ka varem olnud sinna 2 euro kanti. Nii et meie oleme tegelikult kahjusaajad kogu selles olukorras. Ja ometi on päris suur osa Eesti rahvast suudetud ära pöörata lihtlabase propagandaga. Ja see häirib mind selle asja juures kõige rohkem. Mul on kahju Ukraina rahvast. Ma ei ole eriline slavofiil ehk slaavi kultuuride uurija ja see ei ole olnud minu selline, ma olen muidugi õigeusu kiriku ajaloo vastu huvi tundnud, Vene õigeusu kiriku, ka Ukrainas tegutseva kiriku ajaloo vastu ja mingis mõttes see mind köidab, aga ma ei ole nagu samas mingisugune eriline Ukraina huviline või Ukraina fänn, et Ukraina riik, tema ajalugu, kõik see ei lähe mulle selles mõttes mingi erilise asjana korda. Mul on kahju inimlikus mõttes, et need inimesed seal kannatavad, et üks riik sellisel viisil hävitatakse, et ta ka iseennast hävitab oma juhtkonna tasandil, uppudes ära korruptsiooni mülkasse, mis siis tegelikult näitab seda, et Ukraina on läbi kukkunud riik, üks nendest läbi kukkunud riikidest. Ja ma ei tea, kas isegi hüpoteetiline võimalus Euroopa Liitu kuuluda kuidagi midagi seal parandab, et Euroopa Liitu tõmmatakse ka ikkagi siis mingite globalistlike kasusaajate huvide ja vajaduste rahuldamiseks ühte riiki või rahvast, mitte kindlasti selle rahva enda huvides. Ma arvan, et kõige suurem õppetund, mida meie siin eestlastena peaksime sellest Ukraina sõja olukorrast õppima ja järeldama, ongi just nimelt see, kuidas Ukraina sõja kaudu on meiega manipuleeritud. Ja me ei jõua siin seda selles raadiosaates ega ilmselt ka mitmes raadiosaates, kui me neid teeksime sellel teemal järjest lahti rääkida, sest see on olnud nii ulatuslik. Aga see tuleb ette võtta, järk-järgult, samm-sammult. Vaadata, kuidas meid on tiritud sellisesse Ukraina pseudokultusesse. Või ta on selles mõttes ehtne kultus, et sellest ongi tehtud selline kvaasireligioon eestlaste jaoks. Kuidas Eesti on muutunud sisuliselt väike Ukrainaks. Kõikjal lehvivad Ukraina lipud meie riiklikel tähtpäevadel, meie kaitseväelased kannavad Ukraina sümboolikat, meie ametiasutustel on Ukraina värvid, kui me läheme internetis vaatama valitsusasutuste ja ka muuseumite ja muude asutuste kodulehekülgi. Igalt poolt vaatab vastu Ukraina. Riigikogul lehvib suur Ukraina lipp. Ja nüüd, kus on pärast kohalike omavalitsuse valimisi on mõnedes omavalitsustest tulnud võimule EKRE ja Isamaa, kes on olnud selgelt skeptilisemad või siis ka Keskerakond, siis on hakatud vaikselt neid Ukraina lippe maha võtma. Viljandis on olnud nüüd see kõige suurem nii-öelda skandaal, et sellest on siis liberaalsed progressiivsed jõud teinud skandaali, et näete, kuidas nad tohivad, see on pühaduse rüvetamine, nad võtsid maha omavalitsuse hoonelt, linnavalitsuse hoonelt Ukraina lipu, milline teotus. Et see on minu jaoks absoluutselt vastuvõetamatu selline kultuse loomine Eesti Vabariigis.
jah, selline üldse rahvusriigi kultus on omaette, no ütleme, kristlase jaoks tuleb see asi väga läbi mõelda ja hoida nagu tõelisest religioonist lahus, sest meie tõeline kultuse objekt saab olla üksnes kõige kõrgem Jumal, looja, kõigevalitseja, lunastaja Kristus, pühim kolmainsus, kellele kuulub meie ülim austus ja selles mõttes me ei pea mingisuguseid riiklikke sümboleid kaugeltki mitte samaväärselt kohtlema, aga ma saan aru, et ka kristlastel on loomulikult rahvuslikud tunded ja meil on oma riik, mida me kalliks peame, vähemasti väärtustame selles mõttes, et see riik peaks meie rahva huve teenima, meie keele, meie kultuuri püsimist tagama läbi aegade ja selles mõttes on see riik meile kallis. Ja me näeme, kuidas meie riiki on selle Ukraina sõja taustal üritatud muuta millekski muuks, painutada mingisuguste globalistlike huvide alla. Ja ma ütlen, sellest kahjuks ei jõua selles ega ka mõnes järgnevas saates põhjalikult rääkida, sest see on nii ulatuslik olnud. Aga see Ukraina kultuse teema, seda tuleb teadvustada, et see ei ole midagi endast mõistetavat. Me ei saa sellega leppida, et meile surutakse peale sellist, lausa valedel põhinevat narratiivi, kus siis Ukraina võitleb Eesti vabaduse eest, kus Zelenski on justkui peaks olema ka meie rahvuskangelane, keda iga tõeline eestlane ja patrioot austab ja armastab ja pigistades silma kinni siis kogu selle korruptsiooni, kõikide nende autoritaarsuse ilmingute ja kõige muu ees. Ja mis on eriti vihastav, et meie omad poliitikud, just võimul olevad poliitikud Reformierakonnast, aga Eesti 200-st ja ka sotsidest, kui nad veel valitsuses istusid, täiesti tuimalt kasutasid ära igasuguse kriitika mahasurumiseks Vene kaarti. No see on olnud ka loomulikult enne Ukraina sõda, aga Ukraina sõda on seda lihtsalt võimendanud, et sul nagu moraalselt ei olegi enam võimalik midagi vastu rääkida, kui sulle öeldakse, et need on Kremli jutupunktid. Et siis tegelikult kaob ära igasugune mõtestatud dialoog või arutelu mingitel vajalikel sisepoliitilistel teemadel. Et siis oled juba paika pandud sisuliselt rahvusreeturina või lausa riigireeturina. Veel ei ole süüdi mõistetud, aga me oleme juba su paljastanud. Et see on kõige suurem kuritegu, mida selle sõja ettekäändel ja sõja varjus on meie oma poliitiline establishment, meie rahva kallal, meie enda poliitilise kultuuri ja iseolemise kallal toime pannud. Ja ka siit tuleb hakata välja tulema. Ka seda tuleb hakata ületama ja sellest tuleb kindlasti vabaneda. Ja ma loodan, et need muutuste tuuled, mis paistavad praeguselt Ukraina poolt puhuvat või siis vähemasti Ukraina suunal puhuvat, et need muudavad ka sellist avalikku arvamust ja hoiakuid meil Eestis. Sest ma ei kujuta ette, et me nüüd rahvusena jääksime sellesse Ukraina lõksu kinni ja et meie enda sisepoliitikas oleks Ukraina kaart ja ka Vene kaart kasutusel veel, ma ei tea, järgmised kümnendid. Et põhimõtteliselt kogu meie Eesti elu, kõik need valikud, mis meil rahvana ja riigina laual on, et need käivad kuidagi läbi Kiievi või on seotud Kiieviga. Jah, ma usun seda, et lähiaastatel loomulikult siin on ju hakata vaja Ukrainat üles ehitama, me peame veel rohkem makse maksma Ukraina ülesehitamise heaks. Eesti tahab siin olla eesrindlane, loomulikult Eesti valitsus, vähemasti progressiivne valitsus nii kauaks, kui seda veel jätkub, tahab Ukrainat tõmmata nii NATO-sse kui Euroopa Liitu ja selles mõttes Ukraina või täpsemalt siis öeldes suhe Ukrainasse mõjutab meie poliitikat ja meie sellist avalikku arvamust veel palju aastaid, aga me peame ennast sellest lahti haakima. Me peame sellest distantseeruma. See ei saa määrata meie iseolemist eestlastena. See ei ole Eesti riigi küsimus.
see on minu meelest riigi reetmine. Ja ma ütlen veel kord, see on riigi reetmine, et Ukraina küsimust on sellisel viisil kasutatud Eesti sisepoliitikas ära ja on tegelikult tegutsetud Eesti rahvuslike ja tegelike huvide vastaselt meie poliitilise eliidi poolt ja tegutsetakse ju jätkuvalt ja et siiamaani tegelikult kõik sellised dissidentlikud hääled, mõtleme kas või president Karise sellistele aravõitu väljaütlemistele, et seda on tabanud selline raevukas puhang meie liberaalse seltskonna poolt, kes siis on Alar Karist maha karjunud kui ka lausa reeturit. Kuigi ta ei ole ju tegelikult mitte midagi erilist ju ütelnud, eks ole, rääkimata sellest, mida ütlevad näiteks mõned EKRE poliitikud või mida ka mina võiksin siin avalikult ja olengi välja toonud. Et selline olukord peaks tegelikult meie riigis ära lõppema ja me peaksime selles seisma, et meile määritaks pähe mingi teise riigi ettekäänet meie enda valikute suunamiseks ja mõjutamiseks. Mina olen näinud Ukrainat algusest peale mudelina. Ukraina on mudel ühest kõige destruktiivsemast poliitikast üldse, nimelt lääne transatlantilisest sekkumisest ühe rahva ajalukku sellisel viisil, et see rahvas, see riik on instrumentaliseeritud lääne geopoliitilistel huvidel võitlema ja nõrgestama lääne geopoliitilise peamise vastase ehk Venemaa vastu. Ja selle tagajärjed Ukrainale on olnud drastilised. See rahvas on viidud hävingu äärele ja minul samamoodi on ukrainlastest väga kahju. Et see kuvand, mida meile on siin räägitud sellest, et Ukraina peab tegelikult iseseisvusvõitlust, see on algusest peale olnud vildakas, sellepärast, et see iseseisvusvõitlus või see sõda algas sellepärast, et lääne transatlantiline sõjapartei eliit, süvariik tuli ja mahineeris Ukraina sinna positsiooni, kus Venemaa tuli ja ründas teda. Ja miks meile on Ukraina niivõrd selliseks kanooniliseks mudeliks tehtud siin Eestis, on see, et see sama lääne transatlantiline sõjapartei ja süvariik näeb ka meile seda sama saatust ette. Ka meie enda Eesti riigi, Eesti rahva saatus peaks nende inimeste arvates olema sarnane, et kui vaja, läheme meie kahuri lihaks, läheme meie etturiteks nõrgestama 200 kilomeetrit Peterburist Venemaad. Kogu oma rahva, kogu oma riigi olemasolu elude hinnaga. Ja sellepärast ei ole see juhuslik, et siin on Stratkomi kaudu seda nii-öelda Ukraina narratiivi juurutatud, sest see on teatavas mõttes test meie rahvale ja meie avalikkusele, et kas me oleme valmis samamoodi olema instrumentaliseeritud Venemaa vastases võitluses. Kas me oleme samuti olema valmis mingisuguste lääne isandate näpunäidete järgi panema oma naha turule, panema oma pojad hakkliha masinasse selleks, et lääs kuskil saaks rääkida Venemaa hetkelisest nõrgestamisest siin Balti regioonis. Kas meie oleme valmis seda tegema? Ja ma olen pidanud kogu seda protsessi algusest peale nii-öelda lääne poolt algatatuks protsessiks. Ehk siis tegu on sellise musternäitega, mudeliga, mida siis on nii Ukrainale, aga üritatud igal pool mujal ka, nagu Gruusias peale suruda. Teatavasti Gruusia tegi sootuks teise valiku ja ütles, et nemad sellist hakklihamassinat läbi tegema ei hakka oma lääne isandate mahinatsioonidel. Ja nemad ei asu sellesse liini ega lähe Venemaaga sõdima sellepärast, et nad tahavad ise olla, neil on 1700-aastane riikluse ajalugu,
Gruusia kuningate näol ja nad teavad, et selline asi ei ole kunagi olnud ühe riigi huvides. Täpselt sama mentaliteet oli Ungari peaministril Viktor Orbanil, kes ütles, et kui Ungari hakkab tegema teiste näpunäidete järgi, olgu Brüsseli või NATO või USA või muu transatlantilise riikide ülese eliidi näpunäidete järgi, siis Ungari hävitatakse ära. Ja mina näen siin peamist vastuolu just nimelt selles, et iga riigi patrioodid peaksid olema meelestatud niimoodi, et nad teavad, mida see ka meie süsteemi täiesti totaalselt üle võtnud transatlantiline seltskond siin soovib. Sa soovib seda, et instrumentaliseerida meie riiki geopoliitilise vaenlase Venemaa vastu. Ja see on riigi reetmine. See on oma rahva ja riigi reetmine ning peamised patriootlikud jõud peaksid ütlema ühemõtteliselt, et Eesti ei ole see riik, kes niimoodi hakkab käituma. Niimoodi nagu rahvaeliit ütles seda Gruusias, niimoodi nagu pikka aega ütles seda Orbani valitsus Ungaris. Meie eesmärk on Eesti rahva heaolu ja mitte ennast asetada lihtsalt vahendiks, instrumendiks globalistlikele isandatele, nõrgestamaks oma geopoliitilisi vaenlasi. Aga loomulikult meie eliit on tervikuna üle võetud, meie eliit marsib seda marsisammu ja räägib seda juttu, mida transatlantiline eliit neile ütleb. Ja sestap see Ukraina mudel ongi teatavas mõttes meile peale pandud sellise psühholoogilise mõjutamise testina. Ja ma olen muidugi nõus, et seda peaks arutama läbi ja lõhki ja võib-olla tegema isegi mingite raadiosaadete sarja sellest teemast, et vaadata punkti haaval, kuidas see propaganda siin on aset leidnud ja kuidas meid on tegelikult pandud rahvana ja riigina sellesse olukorda. Et kuni sinna maani välja, et me praegu olukorras, kus Eesti tabavad Ukraina droonid, mis kasutavad Eesti õhuruumi, mille abil rünnatakse Venemaa energiastruktuure, energeetikastruktuure nagu Ust-Luga sadamat, mis annab lisakaaasuspelli Venemaale rünnata Eestit. Täiesti küüniliselt on Eesti kas teadlikult lubanud või siis Ukraina täiesti küüniliselt kasutanud meie õhuruumi, et need on jällegi sellised asjad, mida me näeme, et meid justkui ollakse tõmbamas tegelikult sellesse konflikti ja justkui hakatakse nüüd vaatama, et kas see propaganda, mida see nüüd viimased 4-5 aastat on tehtud pidevalt, kas see nüüd toob vilja ka, kas inimesed on valmis vabatahtlikult astuma hakkliha masinasse, panema oma perekonnad, panema oma rahva, riigi tulevikku sellesse teiste poolt välja mängitud geopoliitilisse mängu või on neil piisavalt palju tervet mõistust ütlemaks ei sellele asjale, ei, me ei soovi seda teha, ei. Ja see on iga rahvusliku eliidi kohustus, sest siin pannakse mängu rahva eksistents ja riigi eksistentsist rääkimata. Et seda, mida Ukraina tegi, seda ei peaks tegema Eesti. Et olgu ta siis kõikidele rahvuslikele jõududele tegelikult negatiivse mõjutamise mudel. Saagu ta selleks, saagu nüüd rahvuslikud ja patriootlikud jõud aru, et Ukraina teed minnes, lastes oma enda äraandjatel ka siin poliitilises süsteemis seda ära kasutada, meie enda nii-öelda ajupestud rahvast. Jõuame me samasse punkti välja veel muidugi palju kiiremini, kui see algselt ligi 40 miljonine rahvas ukrainlaste näol. Meil on eestlasi vähem kui 1 miljon. Et te võite ette kujutada, mida see tähendab, kui meile 100 peale sarnane olukord nagu Ukrainas on olnud. See on katastroofi mudel. Nii et me peame teadvustama seda, et see, mis Ukrainas on toiminud, oleks meie jaoks täielik ja totaalne katastroof. Aga loomulikult me nendel teemadel ilmselt räägime veel edasi ja seda propaganda teemat tuleb tõepoolest arutleda nendes raadiosaadetes samuti.
meie aeg aga hakkab läbi saama. Aitäh sulle, Veiko, saates osalemast. Sellised mõtted seekord. Tänan, et kuulasite. Stuudios oli Markus Järvi ja teisel pool internetisilda Veiko Vihuri. Kõike head ja kuulmiseni. Objektiivi raadio.